Käib juba. Tervist, mina olen Matu Tund ja tänases elukooli tunnis ma näitan teile asju, mida teile autokoolis ei õpetatud. Tere tulemast mu fucking elukooli. Mina olen oma eluajal käinud paljudes erinevates autokoolides. Mitte sellepärast, et ma oleks istuma jäänud või et õpetajad oleks perverdid olnud, seda mitte. Aga lihtsalt ma tahan omandada kõiki kategooriaid, mis olemas on, sest neid võib vaja minna. Ja sellest tulenevalt ma olen tähele pannud, et autokoolides ei õpetata osasi teadmisi, mida me tegelikult rakendame päriselus igapäevaselt. Ja selleks olen täna tulnud mina siia, et teile neid teadmisi õpetada. Ja siis lähemegi kohe esimese asja juurde. Käemärgid. Ja esimene käemärk on siis selline. Mitte selline, see tähendab midagi väga muud. Aga pigem selline. No oletame, et sõidad autoga, käed on rooli peal ja teine käe siin käigukangi peal, sest sa tahad sõites lahe välja näha ilmselgelt. Sellest on ka video, vaadake järgi. Sõidad, käed rooli peal ja siis näed, et keegi keerab teile ette. Ja siis te saate näidata talle nii. Pole hullu, mul polegi kiire kuhugi, sest minu aeg ei ole nii tähtis kui sinu aeg. Järgmine käemärk on siis, need on sõrmed. Ehk siis 2 sõrme suunatud kas silmadele või siis alla tuledele. Ehk siis see tähendab seda, et sul autot tuled ei põle. Jah, sa saad ka vilgutada teisele autole, aga kas see on käemärk? Kolmas käemärk on meil siis selline, see on sõrm ja siis see on nägu. See on sõrm, ausalt. Ja siis see tähendab seda, sõrm näitab meele koha peale, et kas oled idioot või? Kui keegi ette keerab näiteks või kui tahad parklasse minna, sa paned suuna sisse, parklasse minna, aga keegi tuleb vastu, sa ootad, et ta mööda läheks, aga vana sindirinahk keerab sinu parkimiskohta. Siis sa näitad talle niimoodi ja siis ta saab aru, et sa oled pannud talle meditsiinilise diagnoosi, milleks on idioot. Ja siis järgmine käemärk on meil rusikas. Ehk siis see näeb välja selline, seda kasutavad rohkem vanem generatsioon, ehk siis ma annan sulle kere peale see vana kuripatt, kui sa oma roostuunikut ei liiguta. Järgmine käemärk on meil selline, veel parem. Ehk siis selline käemärk. Kurat, ma võin need enam kasutada. No see on jällegi suht elementaarne, mida see tähendab. Ma ei hakka seda seletama. Ja siis viimane käemärk, nagu te siit näete väga hästi, on siis täpselt selline. Ja see tähendab, mida vittu sa teed. Ehk kui sõidad autoga ringi ja näed midagi, mida sa ei saa aru, et keegi teine liikluses teeb, siis sa saad talt küsida. Ehk siis sõidad. Mida vittu sa teed? Ja siis ta saab aru, et sa küsid, mida vittu sa teed. Sõidad. Ja see ei pea isegi ütlema, ta saab aru. Võite seda kodus harjutada. Ja teiseks on siis visuaalsed märgid. Ehk siis esimene asi on siis suunaga mööda lubamine. Ehk siis kui te näete, et teil mingi bemmimees sõidab teil persekannul ja hingab teile kuklasse juba pikemat aega, siis saate sisse panna parema suunatule, ehk siis näidata suunda teepeenra poole ja see annab talle märku, et ta võiks mööda minna ja nahku tõmmata su selja tagant. Samuti teevad seda paljude rekkamehed, kes ei ole munnid. Ja tänamine, ehk siis kui sa oled mööda sõitnud, siis sa paned sisse korraks ohutuled, siis see tähendab, et aitäh sulle. Ja ohutulede lased 3 korda vilkuda ja siis lülitad tagasi välja. Ja samuti tagumine autojuht saab siis vilgutada täistuledega, mis tähendab siis võtta heaks. Ja kolmas punkt, tuledega vilgutamine. See tähendab siis seda, et kui keegi tuleb teile vastu ja vilgutab teile tuledega, siis järelikult kas on juhtunud liiklusõnnetus kuskil ees, on ohtlik olukord või siis näiteks jooksevad kitsed tee peal või mõõdavad kiirust. Ja järgmiseks siis on rusikareegel. Te kõik olete kuulnud, mis on parema käe reegel ja ka muud liiklusreeglid, aga te kindlasti ei ole kuulnud rusikareeglist. Ehk siis, las ma näitan teile. Nii, siin on täiesti tavaline ristmik. Siit tuleb auto, siit tuleb auto, siit tuleb auto, siit tuleb auto. Ma ei tea, miks üks vastassuunas tuleb, aga ta tuleb.
ja kui te olete jõudnud samaliigilisele ristmikule ja kellelgi ei ole paremat kätt vaba, siis rakendub rusikareegel. Ehk siis rusikareegel tähendab seda, et sõitmist alustab PEM-i juht. Ja PEM-i puudumisel, kas siis Audi või Mersu, ja ka nende puudumisel või kui on kõik PEM-id või kõik Audid ja Mersud, siis alustab sõitmist see, kellel on kõige kallim auto. Ja kui hinda ei oska koha peal määrata, siis alustab sõitmist, kellel on kõige suurem auto ja võmp. Sest me kõik teame, mida suurem auto, seda suurem võmp. Ja muidugi kui tuleb reka kuskilt ja siis rekal tuleb alati teed anda. Juba sellepärast, et tal on kõige suurem, pluss ta lihtsalt sõidaks teist kõigist üle. Ja neljandaks siis mõned lihtsad nipid, mida omale kõrva taha panna. Ja esiteks siis ülekäigurada. Ehk siis kui näete inimest ülekäigurajal astumas, siis alati pange hoogu juurde, äkki jõuate veel üle. Ma teen ka sama rongidega, sest kui Vin Diesel seda suutis, suudan ka mina. Sest ma joon ka koroonat. Mitte küll sõidu ajal, sest ma pole roolijoodik. Ma olen alkohoolik. Ja järgmiseks siis, kui te olete kuskil sõidate mingis uues kohas, kus te ei ole varem käinud ja te ei näe hästi roolis, siis keerake muusika vaiksemaks. Siis te näete jälle hästi. Loogiline. Ja parkimine. Näitan ära teile kohe parkimine. On tavaline parkla jooned on siis sellised pidevad jooned. Oletame, siin on kast ja siin on kast ja siin on kast. Aga kui teil on kallis auto, siis te ei pargi mitte siia kasti nagu normaalne inimene. Ei, te pargite täpselt kahe joone vahele. Sest te ei taha ju, et mõni talupoeg teie auto ära kriibiks. Jälle elementaarne. Kõik saavad sellest aru ja kõik austavad seda. Ja järgmiseks vaatame üle mõned liiklusmärgid, sest osad liiklusmärgid tähendavad päris elus hoopis midagi teist. Ja esiteks siis teada-tuntud telliskivimärk. Ehk siis, mis tähendab seda, et märgi mõjuala see ei või sõita, kui just väga vaja pole. Ja teine liiklusmärk on meil siis kiirusepiirangu märk, mis siis tähendab seda, et kiirusepiirang on 100 km tunnis. Ja kolmandaks on meil sarnane märk, teada-tuntud 110 märk, ehk siis mis tähendab seda, et kiirusepiirang puudub. Ja neljandaks on meil siis asulamärk, mis siis tähendab seda, et kiirusepiirang märgi mõjualas on 60 km tunnis ja aken alla ja muusika kõvemaks. Ja viiendaks on meil siis stopp-märk, mis siis tähendab seda, et võta natuke hoogu maha ja siis sõida edasi. Ja kuuendaks siis anna teed-märk, mis siis tähendab seda, et oota ristmikul, kuni mõni auto on sul piisavalt lähedal ja siis keera järsult ette. Nii, ja seitsmendaks siis kindlasti märk, mida paljud vihkavad, on siis teetööde märk, mis siis tähendab seda, et kui teetöölisi lähedal pole, siis võid vajutada. Nii, ja kaheksandaks on siis siuke sinkavonka märk, mis siis tähendab seda, et tuleb olla ettevaatlik, kuna mootorratturid võivad kallutada vastassuunda. Jah, liiklusmärkide poole pealt ongi sellega kõik. Ja sellega võtakski siis tunni kokku ja vaadake meid ka järgmine kord, kui ma õpetan teile, kuidas ülevaaduselt mustalt läbi saada. Mina tänan!